Täna on sulle ülevaate, kuidas meie enda perefirma SKLK 8 sammuga läheme kinnisvara leidmisest kuni ostutehingusse minekuni. Ja tulles kanalite juurde, mille kaudu tavaliselt meie enda projektid oleme leidnud, ma ütleks neid kokku on 5. Esiteks kõigile teada-tuntud kinnisvaraportaalid, nii-öelda City, Kinnisvara24 ja KVEE. Teiseks siis oksjonikeskused ehk siis nii riigimaa oksjon, aga ka kohtutäiturite oksjonikeskus, kus siis kinnisvara rubriigis nii-öelda ikkagi aeg-ajalt uuendan ja vaatan, mis sinna tulnud on ja mis on tulemas. Kolmandaks, kinnisvaraportaalid on tasulised postitamiseks, aga tasuta portaalidest on ka veel kinnisvara rubriigid olemas Osta.ee-l, Soovil, Okidokil ja Kuldsel börsil, kus samuti hoitakse aktiivselt postitusi ja tasuta, ehk siis rohkemad postitused jäävad ka sinna, sest kinnisvaraportaalides võivad 90 päeva pärast või mis iganes päeva pärast need lihtsalt olla juba aegunud. Liikudes siis 4. ja 5. punkti juurde, ma ütleks, et need on kõige paremad ja potentsiaalikamad kohad, kus järgmine kinnisvaraprojekt on meile tulnud. 4. punkt on siis eelnevad koostöömaaklerid, ehk siis meie puhul kinnisvara maaklerbüroo Tallinnas Elum, kus tihti mu isa näiteks helistab meie müügitüdrukutele, kes on meie arendusprojekte müünud ja ütleb, et okei, meil on see eelarve selle pundiga või meil on investor, kellel on see nii-öelda eelarve kinnistu ostmiseks, kas oled midagi kuulnud, näinud või kui näed, kuuled, saada palun edasi, teeme äriplaanid, vaatame üle, kas on seal mingit sünergiat. 5. punktiks ma ütleks kõige tõenäolisemalt ja paremad diilid tulevad meil tutvusringist, ehk siis inimesed ja tuttavad, kes on reaalselt sektoris igapäevaselt, olgu nad siis arendajad, ehitajad, investorid ja lihtsalt neil tulevad samamoodi kuskilt kaudu asjad, nii-öelda kinnisvaraprojektid, kinnistud, mida müüa või nad kuulevad millestki, annavad meile teada või neil ise jookseb laualt läbi ja nad ei haara sellest kinni ja siis ütlevad, okei, kas sa tahaksid sisse vaadata, ma tutvustan sulle seda inimest, kes müüb või soovid saada dokid edasi, vaatad ise üle, kuidas tundub, kas oleksid huvitatud ja nii tulebki nii-öelda diil. Aga kui kinnisvaraprojekt on laual, mida siis edasi teha? Alati on olnud meil tähtis kontrollida ka kinnisvaraprojekti, kinnistu, krundi dokumentatsiooni. Ma ütleks esmatähtis, sest lõppkokkuvõttes otsustab just see ära, mis on kinnisvaraprojekti nii-öelda ajatelg, kaua see aega võtab, kui kaugel on see reaalsus ehitamisest, ehk siis millal me saame üldse ehitama hakata, kui suurt mahtu me saame üldse sinna ehitada, kui üldse, mis on sihtotstarve ja kõik muud tegurid ja potentsiaalsed nii-öelda faktorid, mis võivad seda kinnisvaraprojekti reaalset teostust mõjutada. Esmalt eelistan siis kasutada Maa-ameti kaardirakendust, sisestades siis sinna kinnistu või katastritunnuse nime ja vaadata, mis on reaalselt antud kinnistu sihtotstarve, pindala, samuti mis on seal omandi tüüp ja saada selline basic arusaam sellest kinnistust. Järgmiseks veendun kinnistu ja selle projekti ehitusloa olemasolus, kas see on üldse väljastatud. Selleks lähen siis leheküljele EHR ehk siis ehitisregister. Seal otsingu ribal samamoodi siis kirjutan selle katastritunnuse või kinnistu aadressi ja sealt sulgudes peaks olema antud funktsioon, siis millele see ehitusluba väljastatud on. Näiteks oletame sulgudes on korterelamu, siis sa tead, et antud, kas siis on juba väljastatud ehitusluba korterelamule
või seal juba on korterelamu, aga oletame, sa leidsid endale kinnistuks mingi tühja krundi, mis on potentsiaalne ja seal on korterelamu, siis tõenäoliselt sa saad eeldada juba, et ehitusluba on olemas, aga klikad peale, kerid alla, seal on siis ehitise dokumentatsioon, klikad sellele, vaatad ehitusluba, paarid edasi, väljastatud ja sealt saad kuupäeva. Eesti seaduse alusel on siis ehitusluba kehtiv 5 aastat ja siis, kui annad ehituse alustamisteatise sisse, siis lisandub sellele 5-le +2 ehk siis kokku on sul aega ehitamise lõpetamisega 7 aastat alates ehitusloa esialgsest väljastamisest. Mida teha siis, kui ehitusluba ei ole? Tegelikult pole suurt häda, ikka juhtub, täiesti tavaline nähtus. Selleks, et näha, mis dokumentatsioon siis eelnevalt on antud kinnisvaraprojektile tehtud, läheme planeeringute registrisse. Meie KLK-ga toimetame siis Tallinnas, ehk siis läheme Tallinna planeeringute registrisse. Samamoodi otsingu reale paned kas siis katastri tunnuse või aadressi. Klikad selle peale, vaatad, mis detailplaneering on kehtestatud. Kui on, tihti võib tulla see ette, et müüakse arenduspotentsiaaliga kinnistuid, samas reaalselt detailplaneeringut mahtudele ja muule ei ole kehtestatud. Ja seal kõige all kerides on siis, et näiteks on kehtestatud detailplaneering, aga sihtotstarbe muutmiseks näiteks elamumaaks. Vahemärkus. Kui kinnistul pole ehitusluba või isegi detailplaneeringut, see ei tähenda, et asi oleks väga halvasti või hästi. Lõppkokkuvõttes arendaja otsustab selle, kui palju temal on aega antud kinnistu protsessi jaoks. Kui tal on aega, siis võib see olla kas või tühi kinnistu ilma otstarbeta ja ta saab hakata sellest täiesti algprotsessis peale, et lõpuks jõuda enda suure arenduseni. Nii, nüüd dokumentatsioon üle vaadatud, sul on ettekujutus, mida sa üldplaanis ostad, mis mahud sa ostad, mis seisus projektis ostad. Nüüd on aeg 3. punktiks, ehk siis äriplaan. Kas reaalsuses see asi üldse lendab paberil? Ehk siis, millised on kogukulud antud projekti elluviimiseks, millised on müügitulud ja kas praeguste hindadega siit projektist on üldse kasu oodata või ei lenda asi ja pead käed puhtaks pühkima. Ehk siis kogukulud, müügitulu. Äriplaan annab siis arendajale võimaluse langetada otsus, kas asi on finantsiliselt tulus ja on mõistlik üldse edasi liikuda antud 8-sammulises protsessis, meie seisukohalt siis. Ja mida kujutavad siis endast kogukulu, mida müügitulu. Ehk siis, rääkides täpsemalt kogukulust, on siis eelkõige primaarselt tähtis ehituse hind, projekti ostuhind, näiteks maatüki või rekonstrueerimist vajava maja siis või hoone ostuhind, projekteerimised, kooskõlastused, liitumistasud, ehitusjärelevalve, kulutused müügile ja ka kulutused finantsvahenditele. Mis puudutab müügitulu, on siis tulu, mis tuleneb korterite müügist, antud hoones olevate äripindade müügist, panipaikade müügist, parkimiskohtade müügist ja samuti ka näiteks tänapäeval lisanduvalt laadimisjaamade lahenduste pakkumisest. Nii, numbrid paberil tuleb välja, et on väike või arvestatav kasum, loodetavasti mitte nii närvune nagu see paber siin, siis
meeldib meile tavaliselt käia füüsiliselt kohal, et tutvuda, mis võimalused seal ümbruskonnas on. Näiteks, mida meie jälgime isaga käies potentsiaalsete kinnisvaraprojektide sellist esmast vaatlust tegemas, on kas see koht tundub turvaline, kuidas seal üldine vibe ümbruskonnas on, kas seal on sellist elulisust ja kas selle positiivses või negatiivses võtmes, kui kaugel on ostukeskused, mis on koolivõimalused, kuidas on ühistransport, apteegid, pangaautomaadid ja sellised spordikeskused, nii-öelda vaba aja veetmiskohad. Kuidas on selline võimalused, et inimesel oleks mugav elukeskkond ka tulevikus, kui ta sinna reaalselt peaks kolima. Teine tähtis punkt, mida kohal olekul vaatame, on siis, mis seal ümbruskonnas toimub nii-öelda teiste arenduste seisukohalt. Ehk siis jälgime, kas on mingeid tegureid või mõjutavaid ehitusi, mis takistaksid potentsiaalselt selle kinnisvaraprojekti arendamist. Näiteks lähedal ehitatakse mingeid trasse ümber, tänavaid ehitatakse, samuti ka kui avalik sektor midagi seal läheduses arendab või siis on mingid kõrval suurarendused käimas, mis võivad omakorda teatud määral seda sinu kinnistut otseselt või kaudselt mõjutada. Ehk siis kindlasti ka need faktorid silmas pidada. Kui sa ei pruugi, liikudes 5. punkti nüüd, nii-öelda meie selles protsessis, kui sa ei pruugi neid kõiki asju teada, kas või juba nii-öelda teises punktis, dokumentatsiooni punktis, juba tundub segadus olevat, see on okei. Tavaliselt, mida meie teeme, me konsulteerime eriala professionaaliga. Näiteks ongi kinnisvara advokaat, kes tegeleb, elab, hingab, töötab igapäevaselt antud seadustes, määrustes, aktides, paragrahvides ja mõistab seda kogu asja. Ta vaatab antud projektile samamoodi sisse sinu eest, annab hinnangu, toob välja, mis need nii-öelda võimalikud ohud sinu kui arendaja, sinu kui investori seisukohast on ja annab meile siis sellise ausa ülevaate reaalsusest ja realistlikust nii-öelda situatsioonist. Kui äriplaan lendab, juriidiline pool ja dokumentatsioon on nii-öelda selge, arusaadav, siis tegelikkuses meie protsessis on aeg tavaliselt siis müüjaga kontakti võtmiseks. Tavaliselt on meil 2 viisi, kuidas müüjaga oleme kontakti võtnud. Esiteks siis ise kontakteerudes ostjaga, et anda teada enda huvist tema kinnisvaraprojekti järgi. Ja teine variant on siis seda teha läbi diili toonud kinnisvaramakleri, kes võtab ühendust ning selgitab välja siis müüja enda tähtsamad vajadused ja nõudmised, et saaksid teha aina täpsema esmapakkumise. Tihti koostöös ka makleriga siis leides selle sobiva hinna. Suurepärane, aga siis kolmapäeval notaris näeme ja kena päeva. Lõplik hind paigas, tingimused läbi räägitud, varjatud puudused läbi räägitud ja ongi aeg panna kinni aeg notari juures, et tema saaks siis koostada ostu-müügilepingu ja saaksid tehingu ära teha, et kinnisvara arenduses edasi liikuda. Tegelikkuses need 8 sammu ongi protsess, mida meie enda perefirmas KLK jälgime, et viia siis leitud või meieni jõudnud kinnisvaraprojekt lõpuks ostutehingusse, et ise hiljem seda arendada, alustada. See protsess oli, aitäh sulle vaatamast, loodan, et said huvitavaid teadmisi, vahest ka midagi uut kasulikku, et saada kasutada, aga aitäh kuulamast ning järgmise korrani.